Lugupeetud raadiokuulajate, kuulete Kultuurisaat Roosiaed, minu Heiki Kaljasjärg ja tänast saate teema on väärtused. Saate külaline on ajaloon Jaak Juske ja alustaksin küsimusega, mida on palju kergem küsida või sellele vastata, et mis on väärtused? Väärtused on, ma arvan, need sihid, need verstapostid, millest lähtuvalt me oma elutee läbime. Et ilma selliste väärtust, selliste majakate oleks juba nagu keeruline sellises elu džunglis läbi murda, et need väärtused võivad, eks ole, ajas muutuda, kujuneda, aga ma arvan, et iga inimene need verstapostid paneb endale ise nagu paika ja püüab neist jõudumööda kinni hoida. Kuigi samas, eks ole, ka me keegi inimesena ei ole täiuslik, et tihti need väärtused on niisugused ideaali, mille poole ka pürgida. Et kas me sinna oma maises elus jõuame, see on omate põnev teema, aga ilma nendeta on ka nähtavasti võimalik, aga see on neetult keeruline, kas see kõige õigem tee on. Tuntud Eesti kasvatusteadlane Peeter Põld on öelnud, et kasvatus on teadlik siigpärane tegevus, mis vanema põlve poolt ette võetakse, et viia arenemisele kasvava põlve kehalisi vaimlisi jõude, nende väärtuste alahoidmise ja täiendamise sihis, millest peitub üksiku ja kogu inimkonna elu eesmärk. Kas oled selle definitsiooniga nõus ja mis seoses sinu meelest kasvatusel ja väärtustel? Ja, eks ma kooliõpetajana neid noori kujundan, ka nende väärtussüsteemi kujundan ja ka kasvatan neid. Et mul endal läheb siin Eesti kõige vanemas järjest tegutsevas koolis Gustav Adolfi gümnaasiumis, mille ajaloose aulas me täna intervjuud anname juba 6 aasta õpetaja ametis. Ja ma arvan, et see ongi selline põlvkonna töö. Et iga eelmine põlvkond annab oma nägemuse, omad väärtused, omad elu põhimõtted siis selle uuele põlvkonnale edasi. Aga eks see uus noor põlvkond teeb oma nagu valikud ka väärtuste osas lõpuks ise. Aga eks just kooli ülesanne kõrvuti perekonna ja ühiskonnaga ongi neid väärtusi noortele edasi anda ja siis ka nende väärtuste vaimus seda noorsugu püüda kasvatada. Aga loomulikult, eks ole, iga põlvkond elab oma ajas ja ruumis ja veel kui mõtlesin, eks ole, et väärtused võivad ajas muutuda. Aga õpetaja ametis on ka tore näha, kuidas erinevatel põlvkondadel on ka võib-olla keeruline mõista seda eelnev põlvkonna lugu. Et kui mina, kes ma mäletan selgesti, kuidas Eesti riik uuesti maailmakaardile tekkis, et kui ma hakkan rääkima 1988, et see oleks nagu eile olnud, siis nemad vaatavad umbes sellise pilguga, nagu mina oma koolipõlves vaatasin sõjaväe veteraniks meenutasid, et 1941. Et on ikka peale kasvanud täiesti uus põlvkond, kes loomulikult ei mäleta enam, eks ole, seda nõukogudeaegset ühiskonda, toonast väärtussüsteemi, eks ole. Ja kes tegelikult ju nüüd õpetab põlvkonda aastakäik, kes on kooli, ütleb, et nüüd lõpetab kooli esimene aastakäik, kes on sündinud juba uuel aastatuhandel, et kes isegi mitte ei mäleta selle uue Eesti aja algust. Et ühelt poolt on see väga õnnelik põlvkond, et nad on esimene põlvkond Eesti ajaloos, väga pikas ajaloos, kes on sündinud ja koolis käinud üdini vabas demokraatilises Eestis. Et meil Pätsi andeks oleks selle demokraatiaga kehvasti. Et selle põlvkonnaks just see demokraatia kui väärtussüsteem on nagu iseenesest mõistetav. Et kõik need isiku ja kodaniku vabadused on neil kogu aeg olnud sünnist saati. Et seda nagu keerulisem, samas olulisem on neile rääkida seda, et kui habras võib olla demokraatia ja just nagu seda võrdluses selle nõude ajaga, et kas te kujutate noored ette, kui teil ära võtab üks tänastest isikuvabadustest, aga teil puuduvad kõik, eks ole.
seda on meil kohati keeruline mõista, aga et olulisem ongi sellel siis minu põlvkonnal või ka minust vanematel seda lugu rääkida. Raamatust loeme, et kui puu on hea, siis ta villigi hea, või kui puu on halb, siis ta villigi on halb, sest puud tuntakse tema viljast. Miks mõned lapsed teevad rohkem pahandust kui teised? Kas me saame siin midagi ette võtta või tuleks käega neile? Kindlasti ei ole olemas ühtegi täiuslikku inimest, mitte ühtegi täiuslikku õpetajat ega ka mitte ühtegi täiuslikku last. Et meil kõigil on omad voorused, omad puudused, me kõik veel kord ajas areneme, õpime, täiustume ja koolis pole ka mitte ühtegi halba õpilast. Et kui mõne õpilane käitub halvasti, siis tuleb pigem õpetajal nagu püüda mõista, et mis see põhjus on, mis see lapsele teeb muret, miks ta käitub niimoodi, nagu oleks ka koolikonda väärtused või ühiskonna väärtused seda ette ei näe, et kui me neid põhjuseid püüame leida ja mõista, siis me saame ka seda noort aidata. Võib-olla ka õpetaja ülesanne on, mis on kohati keeruline, et kui sul on suured klassid õpetada, aga et leida ka see teema, mis nagu selles noores tekitab huvi ka sinu konkreetse aine vastu. See vaatenurk, mis tal aitaks tekitada huvi ja võib-olla ka mingast halvasti käitumist parandada. Üks hea näide oli 7. klass oli ikka ütleks keeruline seltskond noori. Seal oli grupp poisse, keda üldse ajalugu ei huvitanud. Samas oli seal muidugi seltskond poisse, keda ajalugu meeletult huvitas, et seda keerulisem oli. Ja siis, kui me kooli remondis, siis minu ajaloo auditooriumisse toodi korraga ajutiselt 5 klaverit. Ja siis ma nägin need kaagi poisid, kes käitusid natuke nagu kaagid. Et nad hakkasid mängima klaverit, nad oskasid klaverit mängida. Et nende see lähenemise olid levinud muusika. Ja ma tegelikult alustan iga oma tundi muusikaga, iga oma ajalootundi, kas siis mõne oma lemmikpalaga või siis ka, kui me räägime niisugusest ajastust, siis selle konkreetse ajastu muusikat. Et see nagu, see ei võtta noortele väga meeldib, see loob see toreda meeleolu ja sealt on edasi tore minna. Aga jah, kindlasti õpetajast väga palju sõltud. Kas väärtused on subjektiivsed või objektiivsed ja kuidas seda saab kindlaks teha? Ja kes seda õiget nagu vastust teha. Et ma arvan, et mingisugused baasväärtused võiksid olla lausa universaalsed. Et see on kõige nagu õigem termin. Et meil ka praegu on ka Eesti ühiskonnas diskussioon, et mis siis see on, milline ühiskond on demokraatlik ühiskond. Et kui me vaatame Eesti erakondade seisukohti, siis ka siin, ka selles demokraatias kui väärtussüsteemis on meil nagu vaidlusi ja tundub, et see on väga subjektiivne. Ma ütleks seda, et demokraatia ei saa olla subjektiivne, ta ongi objektiivne väärtuste kogu, mille üle ei saa tingida, kus ei saa teha järeleandmisi. Et ütleme, et natuke on ja natuke ei ole. Et see on sama väide, eks nagu see olla pooleliste lase. Saab olla siis kas lapseootel või mitte, et sama on ka demokraatlik ühiskonna, et kas ühiskond on seda või ei ole. Riiklikus õppekavas on kirjas alusväärtused, mis jagatakse üldinimlikeks väärtusteks ja ühiskondlikeks väärtusteks. Üldinimlikud väärtused on ausus, hoolivus, aukartus elu vastu, õiglus, inimväärikus, lugupidamine enda ja teiste vastu. Ühiskondlikeks väärtusteks on vabadus, demokraatia, ausus emakeele kultuuri vastu, patriotism, kultuuri mitmekesisus, sallivus, keskkonna jätkusuutlikkus, õiguspõhisus, solidaarsus, vastutustundlikkus ja sooline võrdõiguslikkus. Kas need väärtused on sulle ühtviisi tähtsad ja olulised? Kõik need 17? Jah, kindlasti on. Et muidu oleks ka keeruline õpetajatel pidada ja olla selle veel ühiskonnaõpetuse õpetaja. Aga veel kord, eks ole, et meis keegi ei ole täiuslik, et me võime ka nendes väärtust või nende väärtuste vastu elus, eks ole, eksida. Aga oluline on seda ära tunda ja püüda ennast ka nagu muuta ja ka ennast kasvatada. Et ka õpetaja ajas õpib
tegelikult iga päev kooli tulles mitte ainult ei õpeta, vaid ma ise ka õpin, ma ise meeletult arenen, et seda suurema naudinguga kooli tuleb. Aga kui me hakkame rääkima Eesti demokraatlikust ühiskonnast, siis me võtame ette meie kehtiva põhiseaduse. Alustame sellest, et miks see riik on loodud, et mis on selle riigi nagu alusväärtused, mis on selle riigi eesmärk. Et sellest hakkab kõik nagu pihta, et minust oleks lausa igal Eesti kodanikul vähemalt kord aastas, näiteks vabariigi aastal. Tulekski ette võtta korraks meie põhiseadus, vähemalt selle algusparagraafid ja võtta tegelikult ette ka iseseisvusmanifest, et milline oli see riik, mida meie riigi loojad tahtsid, et Eesti riik saaks olema. Ja milline ta saaks olema siis nüüd, kui me selle riigiga pärast pikka pausi tagasi saime, tegelikult me oleme meeletult vedanud väikse rahvana. Et meil on antud ühe inimea jooksul 2 korral võimalik oma riik luua. Et kui palju meist suuremaid rahvaid, kes jätkuvalt võitlevad ja unistavad oma riigist, nähtavasti jäävadki unistama. Aga meil on see õnn olnud. Et just täna Eesti riik ja üldse Eesti riik sajandi eest loodigi demokraatilistele väärtustele, õigusele ja õiglusele. See oli ühiskond, kes tagab tõesti oma kodanikele kõik isikuvabadused, kes käsitleb oma kodanike võrdsetena. Ja selle riigi eesmärk, et hoida eesti keelt, kultuuri ja rahvust läbi aegade. Et mitte ühegi teise riigi eesmärk ei saa vist olla, selle eesti keele, kultuuri ja rahvuse hoidmine. Mida ma alati õpilastele rõhutan, et ükskõik, millega oma elus nüüd ja tulevikus tegeleme, et ükskõik, mis on meie roll selles Eesti ühiskonnas, siis me võiksime mõelda selle peale, kuidas meie oma moel selles oma rollis saame selle üldisele eesmärgile kaasa aidata. Kas meie saame aidata, et see keele, kultuur ja rahvus oleks ka olemas 100 aasta pärast. Ja kindlasti, ka ajas ka see rahvustunne ja rahvuse definitsioon võib muutuda. Et me sinuga oleme ju Eesti ülepse seltsi liikmed, et meie seltsiga põhikirjas on, et Eesti soost noormehed saavad kuuluda EÜS, aga selle otsuse teeb iga kord ju see vastav seltsi koosolek, ja see definitsioon võib ka ajas ja ongi ajas muutunud, et kõik on ühel pool ka suhteline muutuv. Väärtuste kohta on kirjutatud erinevaid tekste, raamatuid, dokumente. Tuntumad nendest on 10 käsku, Hippokratese vanne, Kristuse mäejutluse kuldne reegel, ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioon ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta. Milliseid tekste usaldada ja milliseid mitte ja mis on kriteeriumiks? Ma arvan, et need niisugused üldinimlikud väärtused on neis kõigis kirjas, et nad on tegelikult oma niisuguse filosoofilise ja ilmavaatlise sõnumiga seeläbi pikalt omavahel seotud. Et see ongi inimkonna alus väärtused, et kuidas olla nagu inimene, kuidas suhestuda selle ülemaailmaga, kuidas käituda oma ligimisega, lähedase inimesega. Ja need kõik tegelikult ühelt poolt räägivad sellest armastuse sõnumist. Ja kui võtta suuremad usundid, siis loomulikult on asju, mis on erinevad, sest nüüd poleks erinevad religioonid. Aga ma arvan, et mingisugune vundament on neil ühel poolt sarnane. Et nad kõik pakuvad välja selle teekonna sellele konkreetsele inimesele, et kuidas saada surematuks, kuidas saada täiuslikuks. Sest inimene, läbi aega tunnetanud puudulikuna, patusena. Aga et mida me peame tegema, millistest väärtustest kinni pidama, et pärida igale elu. Samas nüüd suur religioonid ka pakuvad välja oma armastuse sõnumi, et kuidas seda ligimest hoolida, kuidas seda ühiskonda vahel siduda. Mulle meeldib see lähenemine, et Jumal, kui ta olemas on, mina usun, et on olemas. Ta on ennast ilmutanud eri religioonidele, eri piirkondadele, rahvastele, eri palgeliselt, et kui ta olemas on nähtavasti kõik võimas. Et see on sama, elevandi ja selle sääse võrdlus, et
oleneb millisest nurgas sääs kelle alati kirjeldab. Ja teine hea võrdlus on see, et kui me kujutame, et inimkond, täna on 7,5 miljonit hinge, on üks paberileht. Ja mina seal kõrval, oma täiuses olen kõikvõimas Jumal. Siis ma pistan 3 sõrme läbi selle paberilehe. Ja siis patuni inimkond, eks ole, puudulik inimkond kirjeldab mind kui 3 on Jumalat, aga palju suurem, palju selle võimsam. Et võib-olla ongi Jumal inimkond ennast erinevalt, aga see sõnum, see baas, see fundament on igal pool üks ja sama. Antiikajal nimetati kardinaalvoorusteks tarkust, vaprust, mõõdukust ja õigust ning antiikaja lõppu lisandusid usk, lootus ja armastus. Kas need väärtused kuuluvad ainult minevikku või on nende kohta ka 21. sajandi maailmas? Jah, ma arvan, et kindlasti on, sest ilma nendeta oleks jällegi põnevus ette kujutada, kui neid väärtusi, neid põhimõtteid, millest just jälgida, neid ei oleks olemas tänases ühiskonnas. Et see oleks nähtavasti hoopis teistsugune maailm. Aga veel kord, eks ole, et iga ajastu, iga põlvkond neid, eks ole, tõlgendab erinevalt. Aga nad on omal moel kindlasti olemas ka tänapäeva maailmas. Et kui meil ei oleks seda usku, kas või usku, lootust ja armastust, siis miks me üldse nagu elame? Et see sama, eks ole, küsimus, et milles on elu nagu mõte. Sellega mõte on hea lugu, et meil võib-olla 4-aastane, 5-aastane poiss oli suviti Elvas. Ja siis ema mõtles, et pane väikse jaagu proovile, et küsib, et milles on elu mõte. Ja siis väike mõtles paar sekundit, ütles, et elus eneses. Ja siis ema pärast lugesin seda, mis on öelnud Nietzsche, keegi saksa kuulsad filosoofid. Niimoodi, et võib-olla minu see filosoofiaane avaldus siis 4-aastasena. Aga et tunda sellest elust rõõmu ja sama, eks ole, loota, et elu kestab ka pärast mind ja nii-öelda pidada nendest, eks ole, põhimõtetest kirja kinni, kus, eks ole, hoolid oma kligimisest. Et need on niisugused vajatud väärtused. Platon on öelnud, mida välja mõtleksime, kui kellelgi õnnestuks ilu näha päev selline. Puhtana, segamatuna, kõigest suretust, tühjast, tähjast, mitte koormatuna. Vaid kui tal õnnestuks vaadata ainult jumaliku ilu selle ühtsuses. Kas niisuguse inimese elu oleks vilets, kes vaatab sinna, tunnetab alati ilu ja viib sellega koos? Kas inimesel üldse on kunagi lootus sattuda sellise olukorda, kus ta tunnetab alati ilu ja viib sellega koos? Ja tahaks öelda selle kohta kaamen. Et jah, et selline täiuslik ilu või jumalik ilu, mida mulle tundub, nagu Platon kirjeldab. Mida ma alati ütlen, eks oma õpilastele, et Platon on maailma ajaloo kuulsam maadleja, siis oli tema maadleja nimi. Vaat jällegi, kui me võtame selle antiikspordi ja olümpia, kas sealt kaudu läheb ilumõistel, eks ole, kuidas on läbi ajastute ette kujutatud ja kirjeldatud täiusliku keha, inimene keha, eks ole, võtame Vana-Kreeka kunsti, skulptuuri, kui see toonased, eks ole, raidkivi meistrid läksid inimkeha kujutamisel täiuseni. Või mõelda, see oligi niisugune jumalik täius, kus iga lihas oli oma parimal moel välja raiutud kivist. Et ükski inimene ei ole, eks ole, sellise täiusliku kehaga. Et just läbi selle raidkivi kunsti, eks ole, siis püütigi inimest kujutada kui jumaliku ilu kehastust. Samas, eks ole, kui tuli keskaeg, kus, eks ole, inimkeha varjati, kus see üksikisik kadus, eks ole, sellesse kristlikusse kogukonda. Ja kuidas siis tuli, eks ole, renessants, mis jälle taasavastas selle, eks ole, antiigi ja sellega inimese indiviidi, kus, eks ole, inimene on tahtnud ka kogu aeg olla Jumala moodi. Et saada tagasi seda täiust, mis tal oli
paradiisiaias. Aga veel kord, et me on olemas see ideaal ka võib-olla ilu mõttes, aga kas me maises elus seda täius suudame saavutada? Inimesel kindlasti. Aga vähemalt see eesmärk, see unistus, see ideaal, ja Platon rääkis, eks ole, ideede maailmast, eks ole. Et sellest ideede maailma on see ka täiuslik ilunähtavasti olemas. Aristoteles on öelnud, siit tekib ka küsimus, kas õnn tuleb õppimisega, harjutamise või mingil moodi pingutades. Või tuleb see mingist jumalikust ettemääratusest ehk jälle juhuse läbi? Kuidas saada õnnelikuks? Jah, Aristoteles, kes seal õpetas Aleksander Suurt, tema õpetas talle, et üks ideaalne riik peaks olema suur riik, impeerium. Ja sealt, eks ole, sai ka Aleksander oma maailmariigi loomiseks Indu. Et jällegi näeme, kuidas õpetaja mõju on olnud väga oluline. Aga loomulikult, eks ole, inimesed on erinevad, nagu me alguses rääkisime, et meil on kõigil oma erinevad anded. Ja kas meil on siis antud võimalus seda oma annet ka arendada, realiseerida, et ühe poolt on vaja natuke nagu selle õnne. Et ka seda, eks ole, millisesse ühiskonda me oleme sündinud. Sellega näeks hästi lugu, et Anton Hansen Tammsaare perekond 19. sajand, eks ole, teine pool Eesti talupere. See oli peres oli hästi palju lapsi, kui täpselt numbrit ei mäleta, aga hästi palju lapsi oli ja hästi vaene pere. Nii vaene, et siis pere ei saa suutnud kõikidel lastele osta talve jalanõusid. Lapsed olid see talvel siis tares. Õue ei saa minna külm oli, eks ole. Mis ta lõpuks pereisa kaapis nii palju raha kokku, et ta suutis ainult ühele lapsele anda võimaluse minna gümnaasiumisse ja ülikooli. Ta valis välja, eks ole, Anton Hanseni. Et tegelikult läbi, eks ole, juhuse tekkis tal võimalus oma annet arendada, eks ole, tõusta Eesti kõige, eks ole, hinnatumalt kirjanikuks. Aga võib-olla selles peres oli nagu veel andekaid poisse ja tüdrukuid, eks ole. Või üldse, eks ole, et kui, eks ole, võtta see naiste teema. 1905, kui ma eksi, oli parasjagu Eesti ühiskonnas diskussioon, et kas lubada naisi Tartu keisriliku ülikooli, eks ole, kas naistel on üldse koht, eks ole, gümnaasiumisse ja ülikooli. Ja toona Jaan Tõnissoni Postimees kirjutas, et naisterahva koht ei ole kõrgemas koolis, naisterahva aju ei ole loodud kõrgema hariduse jaoks. Eks ole, alles koos Eesti liidiga tekkis, eks ole, üldse naiste võimalus oma annet realiseerida, arendada, pääseda, eks ole, Tartu ülikooli. Ja täna 113 aastat hiljem pärast seda Tõnissoni artiklit on meil ülikoolides Eestis valdavalt naised, mis on vahepeal siis juhtunud meesterahva ja tekib küsimus. Aurelius Augustinus on öelnud, meie südamed on rahutud, kuni nad saavad Jumalas puhata. Mida sina sellest oled? Meie südamed on rahutud, kuni me saame Jumalas puhata. Jällegi aamen. Et jah, me kõik inimesena otsime seda oma teed täiuseni. Kõik tahame oma moel saada surematuks, et see meie pärandi lugu kestaks ka tükk, aga pärast meid. Kas siis meid mäletatakse läbi laste, eks ole, või mäletatakse mingisuguste suuremate tegude, et me oleme midagi ehitanud või, eks ole, midagi loonud, midagi kas või kirjutanud. Ja ma arvan, et see soov on jällegi väga üldinimlik. Ja kui me oleme midagi sellist lood, kas siis perekonnana või mõne muu asjaga, et kui me tunneme, et me oleme nagu elanud oma elu õigesti, et me oleme midagi saavutanud, et me ei ole lihtsalt oma elu raisanud, siis me oleme selle jumaliku täiuse võib-olla saavutanud, saamegi selle hingerahu. Aquino Toomas on öelnud, inimese kehtestatud seadus väärib seadusele vaid siis, kui ta on kooskõlas terve mõistusega. Ning otseselt tuletatud põlistest seadustest kõrvalekaldumine tervest mõistust teeb seadus ülekohtuseks. Niisuguse olukorra tegemist seadusega vaid vägivalla tunnustamisega. Kas sulle meeldib rohkem loomuõigus või õiguspositivism? Ehk kas hea on alati hea ja halb on alati halb läbi ajaloo?
ja seda võimalik tunnetada läbi mõistuse, või on õigus alati muutuv ja muutub vastavalt ühiskonnale ja hääletustele? Jah, see on üks mu lemmikküsimusi, ma arvan. Kõigepealt tulles Aquino Toomase juurde, kes on kuulsamad ju keskajamõtlejaid, siis ma oma õpilastega teen, kui me jõuame 10. klassis keskaja kursuseni, me võtame ette Aquino Toomase 5 jumalatõestust. Ja kus eks ole läbi toona, eks ole läbi loogika püüti siis jumalat tõestada. Kasutades sellist skolastilist meetodit, me siis asume Aquino Toomasega vaidlema. Kas me suudame ka läbi loogika need tema tõestused ümber lükata. Et see meetod või see tund noortele väga meeldib. Muidugi, kui ma ütlesin alguses, eks ole, et ma usun Jumalat, siis eks ole küsimus, et milline on minu Jumala nägemus. Mulle just meeldib see Aquino Toomase Jumala tõestustest, et igal asjal siin maailmas on oma looja. Igal, eks ole, inimesel, igal taimel, igal majal, igal raamatul. Ja see alglooja, ükskõik keskus ja mis ta on, see ongi minu jaoks Jumal. Ja ma arvan, et siin pole ka mingisugust vastuolu kaasaegse teaduslikuma pildiga. Aga tulles selle küsimuse juurde, siis inimesena, kes on ka pikalt ühiskonnas toimu vastu huvi tundnud ja löönud kaasa ka poliitikas jõudu mööda, on see üks väga oluline küsimus. Et kindlasti, eks ole, ei ole inimesed loodud seaduse jaoks, vaid seadus inimeste jaoks. Meil just praegu Eesti ühiskonnas, eks ole, näide selles, kuidas eks ole, Eesti riik andis Abhaasia eestlastele kodakondsuse. Nad said seda sünnijärgseteks kodakondseteks ja nüüd, eks ole, aastaid hiljem Eesti riik leiab, et Eesti riik ise on seadust valesti tõlgendanud ja võtab siis tahab nendelt ära võtta sünnijärgse kodakondsust. Mis on minu hästi nõme ja rumal tegu, eriti veel Eesti Vabariigi 100. juubeli aastal. Et kui riik ise on seadust valesti tõlgendanud ja rikkunud, siis peaks ikkagi tõlgendama seadus sel juhul kindlasti inimese kasuks, kodaniku kasuks, mitte vastupidi. Aga kui me rääkisime nendest universaalsetest väärtustest, eks ole, ja ühiskond mõttes kindlasti on see demokraatia koos kõigi oma tunnustega, siis ka ju demokraatia definitsioon on ajas, eks ole, muutunud. Vanas Kreekas, kus teatavasti demokraatia sündis omal ajal, olid, eks ole, ju said ainult siis vabad Kreeka täisealised mehed siis lüüa kaasa riigi juhtimises. Et isegi, eks ole, ju Spartas mitte ka kõik mehed, eks ole, rääkimata, eks ole, orjadest või naistest või võõramaalastest. Et ikkagi on kaasaegne demokraatia on kõvasti edasi arenenud. Just hiljuti näitas ETV ühte päris head kaheosalist Briti dokfilmi selles, kuidas Briti naised 100 aastat tagasi endale võitlesid välja valimisõiguse. Sest eks ole tegelikult ju 100-150 aastat tagasi, eks ole, ka lääne ühiskondades ju ainult jõukad mehed said osaleda poliitikas. Peale nagu vanas siis Kreekas. Tegelikult kui palju on ka väga lühikese ajaga ka lääne ühiskonnad ja lääne demokraatia muutunud. Ma alati õpilastele, tütarlastele ütlen, et neid elate naiste õiguste mõttes täielikult kuldajastul. Et see ühiskond, mis nende jaoks, eks ole, tundub iseenesest loomulik, on, eks ole, ajaloo mõistes, alles alles eile üleeile oli ka lääne ühiskonnad, ka Eesti ühiskond hoopis teissugune. Et seadused koos selle väärtusruumiga muutuvad, iga ühiskond muutub. Et ühiskond, mis enam üldse ei muutu, see ühiskond on nähtavasti surnud ühiskond. Ja see tahaks väga elada. Ja ei tahaks kindlasti elada ühiskonnas, kus on üks nagu tõde. Kõik ülejäänud tõed on valed ja need, kes levitavad, need tuleb panna seinale või olla või mangi, või paremale mangi, eks ole. Et jah, ühiskond muutuvad ja ka meie arusaamad, ka tõlgendused, eks ole, nendest märksõnadest väärtustest muutuvad.
John Locke on väljendanud mõtet, et inimene sündis tabula rasa ehk puhas tahvel. Kas sa oled sellega nõus? Ei ja jaa. Et loomulikult, eks ole, iga inimene, kui ta kasvab, õpib, areneb, eks ole, see maailm, see hetk, kus me kasvame, kus me elame, see meid ümbritsev ühiskond meid kindlasti muudab ja kujundab. Absoluutselt. Ma vahepeal teen sellist mõttemängu just oma eakaaslaste, kes mäletavad veel ka nurkaaega, et kes me oleksime aastal 2018, kui oleks täna Eesti veel. Ma arvan, et me võime küll öelda, et me oleksime võib-olla üdini eestimeelsed ja ei teeks Nõukogude võimuga mitte mingil juhul koostööd, eks ole, aga oleksime metsavennad peaaegu. Aga nähtavasti see niimoodi poleks läinud, eks ole, et inimene ka sellise hirmu ühiskonnaga kohaneb, inimene tahab jääda ellu. Et jah, et just, et see ühiskond meid kindlasti mõjutab ka ja mõjutab kas meie, eks ole, valikuid. Et tegelikult meie sinuga oleme sündinud, selles mõttes ma arvan ühel väga õnnelikul hetkel. Me oleme elanud Eesti ajaloos jube õnnekal perioodil. Et me mäletame nõukaajal, eks ole, olime teismelised, kui algas laurevolutsioon. Ehk siis, kui meil tuli hakata tegema valikuid, siis oli õnneks juba vaba ühiskond ja hakkas, eks ole, uuesti pihta. Et me oleme näinud, eks ole, ühe väikse rahvusriigi taastamist ja me oleme näinud, kuidas Euroopa esimest korda ajaloos on rahumeelselt liitu. Et pole ühtegi suurriigi, kes, eks ole, vallutaks, vaid riigid ise tahavad koostööd teha. Ja seda kõike, eks ole, siis 15 aasta oleks ühest äärmusest teisi. Ja kindlasti see aeg on meie valikuid ja meie elu väga palju mõjutanud. Ja samal ajal on see teine pool, et kindlasti on asja, mis on meil kaasa sündinud, eks ole, see kaasaega geeni, ütleme, teadus seda väga hästi kirjeldab. Et on mingisugune pagas, mis on meil verega kaasas ja mille vastu me ka väga ei saa. Aga veel kord jah, et see ongi tasakaal, see ongi põnev. Imar Kant on rõhutanud moraali autonoomia printsiipi. Iga mõistusega olend võib käsitleda ennast universaalse seadusandjana. Meil pole vaja välist autoriteeti, olgu selleks Jumal, riik või kultuur. Mida sina sellest arvad, et meil pole vaja välist autoriteeti ja oleme ise endale seadusandjaks? Õhtu lõpus me teeme kõik oma valikud ise. Aga tõesti, kui kujutad ette, et kõik see 7,5 miljardit inimest kirjutaks igaüks ise seadused, mille alusel nad oma elu elavad. Et kuidas siis see ühiskond ja kas ta üldse koos püsiks. Et ma arvan, et sellepärast ongi vajalik, et oleks üldine seaduste ja väärtuste raamistik. Et oleks see raamistik või need piirid paigas ja nende piiride sees me saame ise oma valikud teha. Sest see maa on ainuke koht, kus me elame ja me ei ole siin üksi, eks ole, me peame paratamatult suhestuma, arvestama teistega, kes meie ümber on, kellega me koos elame, sest muidu see ühiskond ei püsiks koos, aga oma sisemas me oma valikud, vähemalt vabas ühiskonnas, eks ole, saame ise teha. Just selle vaba ühiskonna võlu ongi see, et ta vähemalt peab looma kodanikele, elanikele võrdsed võimalused enese teostamiseks. Et jällegi, eks ole, kui neid ei oleks, siis oleks ka meil võimalik oma sisemist vabadust kasutada ja valikut teha. Ajaloos on olnud ühiskondi, mis on söönud teisi inimesi või visanud vigaseid lapsi kaelult alla või on jäetud vanemaid inimesi metsloomadele söögiks. Kas igal ühiskonnal peab olema õigus elada nii, nagu nad ise tahavad või peab tulema keegi, kes õpetaks metsinimestele õigeid kombeid? Selleks võib kasutada jõudu või tuleb piirduda ainult diplomaatiaga? Jah, mulle meenub meie Eesti rännumees Hendrik Relve, kes 2011 äkki sellel 40 alguses käis Indoneesias ja siis kohaliku tööjõu abiga pääses džunglisse ja tekkis kontakt tõesti siis hõimuga, kes elas keset džunglit, tegel puudus ühendus ülemaailma, kes elasid kiviajas. Ja nad kasutasid see hõim kivikirjad aastal 2011
et meil on info ja digiajastu, eks ole. Ja siis sai ka Hendrik Relve seda kivikirvest kätte võtta ja sellega siis ka püüda puud raiuda, see kukkus tal väga naljakalt välja, üldse ei õnnestunud see. Ja siis need pärismaalased on elu eest naersid, et ta on ikka rumal inimene, jos on kivikirvega tööd teha, eks ole. Et see näitabki, et on nagu erinevaid maailmasid, mis võivad ühel sama hetkel sellel üpris väiksel planeedil eksisteerida. Et eks ole, meil on ka tänapäeval ühe poolt ju väga jõukad ja arenenud ühiskondi, kus, eks ole, ütleme, et lääne demokraatlikud väärtused ei ole juurdunud, kus, eks ole, meelitatakse oma riigi saatkonda, oma riigi kodanikke, neid, eks ole, elusest peast nii-öelda lülitakse, või kus, eks ole, loobitakse naisi kividega surnuks. Et jah, et me näeme, eks ole, mida tõi kaasa see, kui, eks ole, lääne juhtlik USA läks, eks ole, Lähis-Idasse jõuga seda siis ühiskonda muutuma, diktaatorid kukutama, kes olid kahtlemata väga veriste kätega. Et see ongi nagu põnev diskussioon, et kumb ühiskond on siis nagu inimkonnale parem, kas see, kui on nagu verise käega diktaator, kes hoiab selle piirkonna stabiilsena, või eks ole, kui seda diktaatorit ei ole, selles ühiskonnas on selle kaos ja me nägime, eks ole, kui tekkis see võimuvaakum asemel ISIS, mis oli, eks ole, palju veel hirmsam, mille, eks ole, purustamisega praegu lääneriigina, eks ole, vaeva. Ja ühel poolt, eks ole, on meil olemas ju ÜRO, mis liidab, eks ole, kõiki maailma riike, mis kõik nende riigikord on olemas meil ÜRO inimõiguste deklaratsioon, kus on need üldised väärtused kirjas. Aga veel kord, me inimestena ei ole täiuslikud. Nagu me rääkisime, need samad lääneühiskonnad, samad inimõiguste mõttes, naiste õiguste mõttes, vähemuste õiguste mõttes on ju ajas muutunud ja jätkuvalt arenenud. Et jah, see jõuga peale minna, ma arvan, et see ei ole hea lahendus. Et pigem just läbi oma eeskuju, ma arvan, et see on just see tee, kuidas ka neid ühiskondi, mis ei ole veel, mis ei austa kõiki neid põhimõtteid ja mille väärtussüsteem on teistsugune, et neid muuta. Me kahtlemata kaasaegses maailmas, mis omavahel suhestub kokku varem inimene ajaloos, et ka kontaktid eri kultuuride, uskude, rahvaste vahel on tihedamad kui kunagi varem, et me tegelikult kõik üksteist mõjutame. Ja mis mulle meeldib, see sama geneetika, millest me rääkisime, mis tegelikult on väga juust teaduseks, mis on meil aidanud viimasena mõnekümne aasta jooksul tegelikult lahti rääkida ka inimese kujunemise loo. Eks oled väga see teadmine, et meil kõikidel, ükskõik kus me elame, me usume, mis on me nahaväär, on kõigil ühine Aafrika Eeva ja Aafrikaana, ühine esiisa, esiema, kellest me kõik on pärit. Et me tegelikult on kõik omavahel sugulased ja see on täiesti uus vaatatud inimkonnale. Võib-olla annab meile lootust. Jean-Jacques Rousseau on öelnud, et inimese südames ei ole sünnipäraseid pahesid. Kas sinu arvates sünnib lapsi maailma heal, aga keskkondlikult ära? Jah, ma arvan, et sellel keskkonnal on nagu väga oluline roll. Aga paljud asjad ikkagi meie iseloom suures osas on ikkagi kaasa sündinud. Et see ongi täpselt see mõju mõlemalt poolt. Et ei saa öelda, et üks mõju oleks olulisem kui teine. Ja ega siin headest lahendust ei olegi. Et me oleme nagu oleme, aga kui me tahame selles ühiskonnas ellu jääda, siis me peame teistega arvestama ja püüdma ka endas võib-olla neid puudujääke, mis meil on, ka nagu arendada ja muuta. Sest et muidu me ei suuda selles ühiskonnas nagu toimida. Ja see oleks väga halb lahendus. Jeremiah Benjamin on öelnud, loodus on olnud inimese kahe isade võimala, need on nauding ja kannatus. Ja ainuüksi nende määrata on see, mida me teeme ja mida me peaksime tegema. Kas sa oled sellega nõus?
Jah, tahaks nagu tulla selle koolimaja loo juurde, sest teatavasti Gustav Adolfi gümnaasiumi peamaja lugu algab Pihta keskajal tsisterslaste ordu Püha Mihkael ehk siis Mihkli nunna kloostriga, kus, eks ole, olid vagad aadlipreilid, kes siis, eks ole, olid maisest elust eraldunud ja pidi oma palves Jumalaga suhestuma ja oma kannatuste rada käima. Aga samas see naudingute maailm oli siin ümberringi olemas. Et on teada, et siin kloostri juures peeti näiteks kõrtsi. On teada, et kui vahepeal oli klooster tükk aega ilma ülemata, siis läksid nunnad patuellu elama. Ja niipea, kui saabus Revalisse esimesed luterlikud jutlustajad, siis ka mitmed aadlipreilid viskasid oma nunnarüü ja astusid abiellu linna kodanikega. Et see see ümbritsev patune maailm rebis nad sellest vagast siis kloostri maailmast eemale. Et jah, et ma arvan, et need on mõlemad pooled meie kõikide elus olemas. Meil on omad mured, omad kannatused, omad probleemid, mida me tahaksime muuta, mis me tahaksime jagu saada. Ja kui me ka üritame ennast muuta, siis just seesama naudingute maailm tihti meil seda teed täiuseni segab. Ja siis sõltub ka sellest, kui tugevad inimesena oleme. Võib-olla see natuke segane vastus, aga niimoodi on umbes. Olen kuulnud lauset, et moraal on vaataja silmas. Mis sa sellest mõttest arvad? Loomulikult on. Meil kõigil on ka omad väärtused, põhimõtted, millest me elust lähtume ja me tihti tahame või näeme, mis on loogiline, mis on inimlik, me näeme maailma läbi, eks ole, oma väärtuste prillide. Aga mis on jällegi demokraatliku ühiskonna alus on see, et me kõik ei ole ühesugused. Et meil on kõigil õigus olla, eks ole, see, kes me oleme, kui me eks ole, arvestame siis ka teistega. Et just see vabaduse piir ongi see, et kui me hakkame oma vabadusega piirama teise inimese sarnast vabadust, siis on seda vabadust ja kuri nagu talitatud. Et just, et täiskasvanud inimese tunnus on see, et me aktsepteerime enda kõrval teistsugust arvamust, teistsugust inimest. Ja ma näiteks ka mu ühiskonnaõpetuse tundides kohe ütlen alguses, et sellest tunnist pole olemas õiget ega valet arvamust, pole olemas õpetaja autoriteetset arvamust, eks ole. Vaid on olemas teie vaba riigi kodaniku indiviidi arvamus, see võib, eks ole, mõnes küsimuses ka sinu enda naabriga, sõbraga ühilduda, aga võib, eks ole, samas teises küsimuses täiesti risti vastupidi. Aga et me oleme ka valmis, meil on õiguseks oma arvamust, oma maailmapilti levitada, oma tõde kuulutada, eks ole, aga me ka aktsepteerime seda, et kõik ei pruugi mõelda nii nagu meie. Sest kui me oma moraali peale suruksime, oma maailmavaadet, siis oleks tulemuseks see ühiskond, kus mina ei tahaks elada, kus olekski see üks ainuke tõde, eks ole. Ja neid, kes mõtlevad teistmoodi, need tuleb mingil moel kõrvaldada. Friedrich Nietzsche on öelnud, et südameluse piil on sündsetu tunne, Jumal on surnud ja nõrgad valitsevad moraali all tugevaid ning ta soovitab teiste armastamise asemel armastada hoopis iseennast. Miks Nietzsche ideed oli populaarsed 20. sajandil ja tema ideed ei ole kaotanud oma tähendust ka 21. sajandil? Jah, see on jälle põnev küsimus, mis mulle seostub selle teemaga, et eks ole, et Eesti ja eestlased kui väga ilmalik rahvas. Et kas siis, kuna me tõesti uuringute järgi, eks ole, või oleme üks Euroopa vähem religioosseid rahvaid, ka kiriklikus mõttes, et kas siis eestlaste jaoks on Jumal surnud, kui kasutada Nietzsche't. Ja samas, samad uuringud näitavad, et niisuguses spirituaalses mõttes on tegelikult eestlane väga usklik rahvas.
eks ole, absoluutne enamus meist usub või tunnistab mingisugust kõrgemat jõudu. Et me seda alati, eks ole, ei nimeta jumalaks. Et meie nii-öelda see jumala pilt või jumala käsitlus või kõrgema jõu käsitlus ongi nagu erinev. Mis on jällegi, eks ole, vaba ühiskonna nii-öelda inimese tunnus, et me võime uskuda, mida me tahame. Pole ühte kindlat usku, eks ole, mis oli vanasti. Et see meie maailmapilt on erinev, et ma alati toon selle näite, et me kaasaegsete eestlastena, eks ole, üldjuhul pole valmis uskuma jumalat, ütleme siis selle sõna kristlikus mõttes või süistale mõttes või juutide mõttes, eks ole. Aga me oleme valmis uskuma, et 10 miljonite valgusaastate kaugusel asuv täht mõjutab meie elu. Eks ole, mis asi see nii-öelda horoskoobid muud on. Et inimene ikkagi oma loomult juba aegade algusest on homo religioossus, et oleme neid usklik oled. Me alati vajame endast väljapool kedagi, kellest saadame tuge. Sest me tunnetame, eks ole, et me oleme puudulikud, me pole täiuslikud. Aga see, keda me usume, kellest me loodame abi, et see võib ajas nagu muutuda. Aga tõesti, eks ole, see on millegi huvitav paradoks, et eks ole, et inimesed, kes usuvad ise endasse. Et nagu saada endale tuge, ma usun ise endasse. Et see on võib-olla siis võimalik. Aga ma arvan, et see on nagu üpris keeruline. Sest jah, keegi meist ei ole täiuslik. Aga muidugi vahepeal ma tahaks olla täiuslik. Eelviimane küsimus. Simone de Beauvoir on väljendanud mõtet, et naisi on alati surutud mehe järel teisejärgulist rolli meestekeskes ühiskonnas ja Simone de Beauvoir pidas naise kohuseks, et naine vabaneks sotsiaalselt konstrueeritud stereotüüpidest ja meeste keskses ühiskonnas heaks kiidetud naise sotsiaalsest rollist, näiteks meeste ja naiste tööd, meeste ja naiste ametid, prostituutide mängumised. Mida sina sellest arvad? Tegelikult oleme sellest naiste õiguste teemast täna korduvalt rääkinud ja see on minul see teema on väga köitnud ja minu jaoks jätkuvalt väga oluline. Et me tõepoolest ühe poolt elame väga õnnelikul ajastatud seaduste mõttes on eks ole, Eestis ja enamikes lääneriikides, eks ole, mees ja naine võrdne. Et see on ikkagi nagu see on väga uus nähtus, ütleme siis Euroopa või lääne ajaloos. Aga samas, eks ole, kuna see patriarhaalne meeste keskmine, kus pere peab, kus on mees, kus kõik tähtsamad positsioonid on meeste käes, tegelikult see ühiskond oli ju alles eile, eks ole. Kui Eestis said naised valimised 1917, siis Prantsusmaal 1944, Šveitsis alles, eks ole, 70. aastatel. Tegelikult veel väga paljud selle patriarhaalse ühiskonna stereotüübid elavad nagu edasi. Nende hing on väga nagu visa. Et eks ole väga palju räägitud teema Eestis on sooline palgalõhe. Et see on täna täiesti Eestis veel teema. Olukord on paremaks läinud, aga et kuidas sellest nagu siis lahti saada. Et ühelt, mida ma ütlen ka oma õpilastele leidnud, et tüdrukud, et olge nagu ka jõulisemalt, küsin palka. Ja ka jõulisemalt ennast kehtestama. Et muidu nagu mehed võtavadki need, eks ole, et need olulised võtmekohad üle. Ja samal näiteks ka põnev teema, mis me tunnitanud on, et kui eks ole 100 aastat tagasi, isegi vähem veel, eks ole, olid gümnaasiumis, ülikoolides õppejõud õpetajad mehed. Siis täna eks on vastupidi. Et ma arvan, et iga Eesti kool, eks ole, otsib kulda meesõpetaja. Ma arvan, meie gümnaasiumis, kus on üldse õpetajad, peaaegu 100 on mehi kuskil, ütlem peast võib-olla 15, 16, 17. Aga see ilgaks ole vähemus. Et miks näiteks mehed ei tule kooli õpetajaks. Et samas õpetaja palk on hakanud päris kiiresti tõusma. Et võib-olla on ka nagu see stereotüüp veel elus, eks ole, et mees peab olema perekonna toitja ja pea, eks ole. Aga kui meil on nagu sooline võrdõiguslikkus, eks ole, siis ei ole perekonnas ühte pea, mehe ja naise, eks ole, isa ja ema on võrdne roll.
et kui ka see suhtumine muutuks, siis võib-olla tuleks ikka mehed, eks ole, nendele ametikohtadele, kus see palganumber on kõige kõrgem ei ole. Et ka mina, eks ole, et oma pere ära toita, eks ole, lisaks õpetajatele teen veel 2-3-4 asja, eks ole. Ja siis elame nagu ära. Aga ma ütlen alati, et vaatame selle, et see palk pole Eesti kõige kõrgem, on õpetaja olla puhas nagu rõõm. Mul tõesti läheb juba 6 aasta päris siiralt iga hommikul tuleb jätkuvalt rõõmuga kooli. Ma arvan, et ka üha rohkem mehi tuleb kooli õpetajateks. Et tegelikult polnud Eestis ka väga ammu veel see hetk, selle sajandi algus, kus oli veel nõukast pärit määrus, kus olid kirjas ametid, mis olid siis naistele keelatud. Et nüüd on see määrus küll tühistatud, eks ole, aga tegelikult, eks ole, et see kaasaegne ühiskond, kus mees ja naine on võrdsed, et see tegelikult see muutus ajas veel jätkub. Et kindlasti on ka selles valdkonnas veel päris palju ära teha. Aga mulle meeldib see maailm, kus me oleme võrdsed ja samas oleme ikkagi mehed ja oleme naised. Et see on ka oluline. Ameerika essayist Cynthia Osinski arvates ei ole ülikooli kohus mitte ainult anda õigeid vastuseid, vaid esitada õigeid küsimusi. Meil on küll täna raadiosaade ja me ei ole ülikoolis, aga ma küsin ikkagi, et mis oluline küsimus ei täna esitamata ja mis oleks selle vastus? Võt see sama küsimus, eks ole, mida küsib kas tema, et milles on see elu nagu mõte. Et miks me nagu elame? Et kui me elame lihtsalt selleks, et oma et see meie bioloogiline kell tiksuks sünnist surmani, siis see on üks võimalus, aga see oleks väga nagu igav. Et jah, me elame selleks, et sellest elust enesest tunda rõõmu, et armastada ja et luua midagi. Et just, et see meie lugu püsiks ka pärast meid, et veel on see siis meie perekond, meie lapsed, mõni ehitab kloostri, mõni ehitab koolimaja, mõni kirjutab raamatutele lüülitäie, mõni teeb väga ägedaid raadiosaate, nagu oled teinud sina. Ja mõni õpetab, et meil iga ühel on roll ja oma tee käia, et kui ühel päeval see teekond hakkab lõppema, loodame, see kestab kauem ikkagi. Et kui me vaatame sellele elule tagasi, et ma oleks tõesti, saaksin mööda, kui oleme elanud õnneliku elu. Et see on ikka hea tunne elust. Et see on minust väga oluline. Et tundkem rõõmu ja tehke häid asju. Ma väga tahaksin väga põneva vestluse eest. Lugupeetud raadiokuulajate, kuulsite Kultuurisaat Roosiaed, Miki Aljasõrg ja saate teema oli väärtused, saate külaline oli ajalooline Jaak Juske. Head see kuuliseni.